That's what I think art should be about, about revealing things that we don't know. Individual little caps, they don't have much to say, but when I put them together, then they have a voice. These works were created in Nigeria, in the little town of Nsukka. The whole thing started from my finding a strange bag in the bush. I opened it and saw these bottle caps. And so I started on this idea of linking them with copper wire. Nüüd peitke näod, neid varjake, käed silmel, häbenege meie. Nüüd põlake ja sarjake, sest ette astub vedel leid. On looja tõesti niivõrd nõder, et meie kõrvale seab teid. Teis peitub täius, puhtus, tõde, kuid meis on kõigest vedel leid. Selline asi, et ütleme, ma ajan nagu neid nii-öelda nende kuulsusrikka 10 000 õllekorgi jälgi ja Jaak arvas, et sul on fotosid nendest. Ma kuskil olen näinud mingit fotot ja pigem ma arvan isegi, et mingis albumis või kuskil, et mida sa nagu mäletad, kas sa mäletad näiteks, kuidas see kogumine hakkas? Ei ausalt see mäletab. Ma mõtlen, mingi sportkollektiivne huvi oli. Initsiaator ma kindlasti ei nagu. Ma arvan, et see oli siuke, kellegi tuli hea mõte nagu ja siis läks käiku. Kuulge ole, miks nad palju jalu on? Ma ei tea, kes need on üldse. Ma ei tea, see on vedel leibust. Mingid sportlased ei ole. Jah, ja noh. Aga ainus asi, mis mul meeles on, et see leidis suhteliselt kuulsuseta lõpu, et ma ei tea, et keegi viskas ära. Ja Pepe vist, et need jäid kuidagi tema juurde ja siis ta lihtsalt vaatas, et mis need on ja viskab ära. Ei vasta. Mõelge, et iga tuut on nagu õllekork. Kogun siis neid. Number, millele helistate, ei ole hetkel kättesaadav. Номер, на который вы звоните, в данный момент недоступен. Nii. Tõnni numbrit mul näiteks ei olegi üldse praegu telefonis. Nojah. Kuna keskkoolis me kogusime minu mäletamist mööda 10 000 korki, et siis hakkamegi neid jälgi taga ajama. Ja tahaks teada, mis nagu, ma tegelikult midagi ju mäletan ka, aga mis on sul meeles, et mis nendest sai? Viskasime kõik prügikast. Jah.
aga sina olid selle korkide lugemise nagu asjaosaline. Ja kes seal veel olid? Helistame Kallele. Jaa. No tšau, Kalle. Kuidas elad? Tšau. Hästi. Sa oled kuskil roolis või? Ma olen roolis praegu, jah. Okei, aga... Malistab sulle tagasi äkki? Jaa, teeme nii. Okei, tšau. Jah, tšau. Ühesõnaga mina seda lugu nagu mäletan ikkagi nii, et ikkagi kanti neid kokku, neid korke nagu igalt poolt. Ja neid oli ikkagi metsikult, et neid oli lõpuks oli ikkagi suur kilekoti täis, et ma võin ka proovida korra Priidule helistada, aga teda tavaliselt ei saa kätte. Vaatame. Ma ei oska kedagi siit nagu otsida ka praegu. Mida ma võin teha on see, et ma saadan Jaagule veel sõnumiga küsimuse, et ta saadaks need numbrid, mida mul ei ole. Et nimelt, vaata, kui me kogusime neid õllekorke keskkooli ajal on ju, et mida sina nagu mäletad sellest, et kuidas see alguse sai või? Alguse sai? Ma arvan, ma ei mäleta, ma ei tea, kellelt see initsiatiiv tuli alguses. Ei mäleta. Kuskilt, ma mäletan, ma hakkasin panema mingi, algus oli nagu erinevaid õllekorke, hakkasin kõrvale panema. Ja siis tuli see, et hakkame nagu suuremat kogust koguma. Ja. Ja siis kõik nagu hakkasid järgi hoidma, et ma mäletan, alles hoidma. Alguses oli ka see, et ikkagi oli nagu minu mäletamist mööda, et nagu ise olime joonud, aga mingi hetk juba me lasime selle reegli lõdvaks sinna. Ja, vist oli, jah. Ja lõpuks ma mäletan seda, et kuskil Pepe sünnipäeval Pepe juures seal Pirita kosel, siis seal me lugesime neid lõpuks üle. Ja siis need jäid sinna Pepe juurde ja siis Pepe helistas mulle järgmine päev või mingi paar päeva hiljem helistas mulle, küsis, et mis nendega teha ja siis mõtlesin, et las olla ja seda viskasin minema. Aga tähendab, et ehk siis kui sa oleks öelnud, et ikkagi hoia alles, siis ta oleks hoidnud alles? No ma arvan, et siis ta oleks mulle tagasi toonud, jah. Enamus olid nagu minu juures ja siis mul lihtsalt oli neist kõrini, kuna haisesid seal mul kodus lihtsalt võtsid ruumi, 12 000 korki võtab paraja, mingi ruumi võtab ikka ära. Jah, aga kas sa mäletad, et nad olid siis nagu mitmes kotis või kuidagi? Ma arvan, et nad olid kuskil karbis mul äkki või mingites kottides jah, niimoodi ja karpides ma pakuks. Niimoodi täpselt ma ei mäleta. Nojah. Aga sellest kuidagi kodustega tuli ka juttu, et mis asjad need on või? Ei olnud mingit probleemi küll, ma ei mäleta sellest. Nad teadsid, et me kogume neid ja et need ei ole ainult minu joodud õlled ja... Okei.
ära. Kas ei olnud mingi 10 000 õlle joomise eesmärk või mingi hiljem asi? Et minu arust see läks nagu mingist siukesest asjast nagu liikmele, et pudeleid oli nagu keeruline nagu koguda, aga õllekorke oli kuidagi, õllepudeli korkide kogumine oli kuidagi nagu loogilisem. Ma arvan, et see võis kuidagi umbes siukene olla see mõttekäik nagu. Minu arust oli see Kalle, kes oli see nagu see, kelle juures need nagu mingis kingakarbis olid. Ja minu arust see oli mingi numbri saavutamise eesmärk oli see nagu hundi peale. Ma arvan, et Kalle ilmselt on võimeline nagu midagi lisa meenutama. Sa kirjutad mingid memoaare või? Ei, aga lihtsalt ma nagu uurin või jah, mul tuli meelde see ja see on jah kuidagi, et... Miks noored inimesed siukse asjaga tegelevad? Jah, et mind huvitab see. Jah. Ja, Kalev kuuleb. Tervist, olen Peppe Aaviksoo. Helistan tagasi. Tere Peppe, Kalev Vapper olen. Oi, tere Kalev. Kuidas sa elad? Elan hästi häigesse. Kuidas sa? Pole viga, et ma tegelikult praegu helistan hästi konkreetse asja pärast, mis on seotud ühe Ghana kunstnikuga, kes elab ka Nigeerias palju. Aga et igal juhul, et ta tegi nagu, või ta teeb pudelikorkidest hästi võimsaid selliseid teoseid. Ja mis tõttu siis mul tuli meelde nagu see meie korgilugu, pudelikorgilugu ja just ka see, et ütleme kõik niidid viivad selleni, et need korgid jäid on ju sinu juurde. Ja siis mingi hetk sa otsustasid need ära visata. Täitsa võimalik. Aga jah, ma ei täpselt nii detailselt ei mäleta, aga võib-olla oli nii. Aga mis sul meeldib? Sa otsid neid korke taga või? Ma otsin nii korke kui ka siis seda lugu, et kus nad siis on. Kurat küll. Ma ei hästi ei tahaks, võib-olla tõesti nad läksid viskamisel. Ma ei nagu, mulle ei tund, et see ei ole kuidagi väga mulle iseloomu omane, et ma oleks selle projekti niimoodi lõpetanud. Ilmas, mis ühendab meid, vastu väited ei ole, see on vedel leid.